Tere, minu nimi on Maris Praats ja täna oleme tulnud Reali TV-ga Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalile, et kajastada siinset melu ja selleaastaseid filme. Miks te otsustasite kandideerida siia vabatahtlikuks? Kuna minul on viimane aasta siin koolis käia, siis mõtlesin, et võiks ikkagi ära käia siin. See on nagu traditsioon, mis on juba üpriski pikalt olnud ja tore nagu seda jätkata, nagu ise ka midagi tehes. Ja kas te olete esimest aastat vabatahtlikud või juba mitmendat aastat? Minul on esimene aasta. Ja mul ka. Ivad inimesed, kuidas on nõnda? Et kui me ise loome oma reaalsuse, nagu ma räägin, kuidas siis juhtub, et me kõik näeme seda sama maastikku, maja või autot. Me kõik dekodeerime neid taustinformatsiooni välja, seda sama informatsiooni konstruktsiooni, kuid mitte tingimata seda sama detaili ning samasuguse tajuga. Kuidas me teame, mida teised näevad? Why did you come to the festival? This is part of our Erasmus European service, and we agreed to help. Like, this is part of the experience, and this is actually being like a pretty great experience. And well, we came for this, and I couldn't really tell you why. I can only tell you how, for the Erasmus program. And yeah, this is being amazing. This is being really, really like such a good experience. And where are you from? I'm from France, the southeast. I'm from Austria. And I'm from France too, from Paris. Tere tulemast! Puhas õlõm! Näha teid jälle siin saali täitena ühes ja teises linastuspaigas. Mul on hea meel, et Rakveres on filmifestival niivõrd palju aastaid vastu pidanud ja mitte ainult vastu pidanud, vaid õitsenud, kasvanud ja kaasanud mega palju häid noori ja natukene vähem noori tegijaid. Sel aastal 2019, me saame nautida taaskord trobikonniti häid filme, meistriteoseid noorte tegijate poolt ja minu suur respekt ja austus kõikide tegijate vastu. Olge rõõmsad, nautige, andke oma teadmise edasi uutele tulijatele ja kaitske seda, mida meil siin Rakveres on. See on see tahe, see väge täis tahe ja kaitske seda nii, nagu see oleks üks suur kullavaramu. Nautige filmifestivali ja aitäh teile sõbrad. Rokime väge täis Rakvere. Kuidas on üleüldiselt sujunud ürituse korraldus? Korraldus, ma usun, et on väga hästi sujunud, sellepärast, et me oleme juba kolmandat aastat, kolmandat ühe kindla meeskonnaga, kes ei ole väga palju siis muutunud, natuke on küll uusi nägusid tuld, aga see, et sul on 3 aastat üks meeskond, siis kõik harjuvad üksteisega ja saavad nüüd lõpuks, kui juba 3 aastat on koos töötatud üksteise neid nurki lihvida ja saame juba detaile veel paremaks teha. Nii et ma usun, et tänu sellele, et meil ongi meeskond juba nii mitu aastat koos, sama meeskond siis üldjoones, siis tänu sellele on meil korraldus väga sujuvalt läinud, tõesti väga-väga sujuvalt, pole kunagi vist nii sujuvalt, ma ei tea, et midagi oleks läinud mul elus. Milline on olnud seni suurim väljakutse seda üritust korraldades? Siin oskan mina kohe vastata, et minu jaoks suurim väljakutse on see, kui ühel õhtul Robin helistab mulle ja ütleb, et tead Elerin, mul on kõik korras. Ja nagu sellist asja Robinilt ei taha kuulda või ei ole isegi harjunud kuulma, sellepärast, et alguses küll rõõmustad, et väga hea, et kui Robinil on hästi, tema siis vastutab selle eest, mis kõik siin täna näha on. Et kaasa arvatud otseülekanne ja siis kõik, mis on seal laval ja et finaalõhtu ja et kõik see sujuks. Ja et tahaks rõõmustada. Aga tegelikult paneb see mõtlema, et äkki ta on ikka midagi ära unustanud või milleski mööda vaadanud, et ikkagi kõik ei ole nii, nagu ta arvab. Et see on suurim väljakutse olnud, et saada aru, kas nüüd olla rõõmus või kurb. Milline teema on sel aastal Gümnaasiumi filmifestivalil?
ma siis alustan, teen otsa lahti ja et Robin räägib siis rohkem kunstilisest poolest, aga ma siis räägin sellest, et alguses sai sellest, et me mõtlesime, et kuna ongi viimane aasta sellel suuremal osal meeskonnal koos teha, et siis teeksime midagi sellist, mida me ei ole varem teinud. Ja siis mõtlesimegi sellest lähtuvalt teema, et kastist välja. Ja see on väga lai teema, et saamegi siis rakendada ideid, mida me varem ei ole kasutanud. Ja sinna juurde tuli kohe valge värv. Ja see valge värv meie jaoks sümboliseeribki sellist värskust, vabadust, ka uut lehekülge, kuna tulevad ju uued peakorraldajad, väga suures osas muutub meeskond. Ja siis jah, meie jaoks ongi see valge värv selline puhtus ja võib-olla see uudsus ka, mida siis oodatakse noortelt, kui nad midagi korraldavad. Et nad ei teeks nii, nagu on varem tehtud, vaid siis teeks midagi teisiti. Et mõtleksid kastist välja. Just. Ja nendes kahest me kuidagi siis lähtusimegi see aasta. Et valget värvi on igal pool näha, kaste on ka igal pool näha, et võtsime teemaks kastist välja, aga kõik rekvisiidid on meil kastid. Aga see on selline paradoks, mis me endale ise seadsime, nii et jah. Miks te tulite täna Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalile? Sest et kõik sõbrad kutsusid ja sellisest suurest üritusest ei saa ilma jääda. Kuna ma pole siin varem käinud ja see aasta on ka mu parimal sõbral siin filmfinaalis, et siis ma otsustasin vaatama tulla. Millised on teie ootused? Ootused on suured. Ma hoian sõbrale pöialt, et tema filmil läheks väga hästi ja tahaks ka näha tema konkurente, et kuidas teised filmid on. Samuti on ootused väga suured, kuna käisin esimesel eelseansil ja see oli väga huvitav ning loodan, et ka filmifestivali finaal on sama huvitav. Mitmendat korda te olete Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil? Teist korda äkki. Ja mina olen esimest korda. Tere õhtust! 10 aastat stsenaariumi kirjutamist on tänasega läbi saanud. Huvitav. Aeg on läinud kiiresti. Kuni eelmise nädala lõpuni ma arvasin, et ma failin täiesti. Ühtegi stsenaariumit ei olnud. Korraldaja küsib, ma ei tea, tahad eetriaega? Mõtlesin, tahan. Palju stsenaariumid on? 0. No, siis kirjuta, mõtle. Siis järsku tuliti 3 tükki korraga ja mis on tore väljaspool Rakveret, mis muidugi võiks ka koha pealt tulla. Aga seekord oli tõesti 3 stsenaariumit ja need stsenaariumid tulid Haapsalust, Pärnumaalt ja Tartu Läistelt. Nii et selles mõttes üsnagi rahvusvaheline, eks ole. Teine ja 3. koht. Eelmise nädala õhtu stsenaarium pealkiri ja autoriks Ken-Erik Kuningas. Nii, aga siis teine ja 3. koht siis on meil Gretel Soonisoo ja tema kirjutas sellise stsenaariumi nagu Ise tead. Hästi pikka kõne, lühike lõpp on siis see, et esimene koht ja läheb siis Haapsalusse ja Kristiina Saumetsale stsenaariumi eest Lootus. Nii et kui Kristiina kuuleb meid, siis näed, see on sulle varsti postil. Ma loodan mitte selline postil, nagu see viimases filmis oli. Või see vahepeal keegi kontrollib, kas see töö on hea tehtud või mitte. Aga see läheb rändauhinnana aastaks Haapsallu ja mis tal ikka, soovitan ikka sul pihku võtta, mõtted kirja panna ja oi kui head filmid siis tulevad. Ja minu lemmikfilm õpilaskategooriast on Teisel pool verd. 5 punkti ehk maksimumpunktid läks filmile Nähtamatu. Ma arvan, et kõige rohkem vist kõigist vaadatud filmidest liigutas see film oma sisuga mind ja sisuse pisut karmi sõnumiga. Ja esikoht kuulub filmile Harjumus. Ja minu õpilaskategooria esimene film oli Harjumus, sest tegemist oli tõesti erakordselt nutikast stsenaariumiga. Kõige rohkem punkte, 5 punkti saab minu poolt TOS. Õpilaskategooria esimene koht, Harjumus.
millised on olnud seni sinu emotsioonid seoses filmifestivaliga? Mul on väga head emotsioonid, ma olen siin täiesti esimest aastat koos Katariina Skurinski, kes on minu väga hea sõbranna ja ka väga tegus naine. Tema võttis mu kaasa, tema osaleb see aasta, tema võistleb ja põhimõtteliselt ma olen siin esimest korda, ma eelmine aasta vaatasin isegi live-ülekannet YouTube'ist, vist oli jah. Vaatasin seda ja tundus hästi põnev. Ja nüüd siin nagu selle keskmes olla, ma tunnen, et see on nii äge, nii suur asi ja mul on hea meel siin olla, aitäh, et sa kutsusid. Palun. Aitäh. Sekundeerin kõike, mis ta ütles. Jah, poolt juttu ei kuulnudki raudselt. Milline on olnud seni kõige lemmikum film? Harjumus. Ja ma arvan, et minu lemmikfilm on alles tulemas ka seega. Aga seni ma loodan, et ma ei pea pettuma sinus. Aga Harjumus on olnud minu lemmik, sellepärast, et see mõte või see, mis seal oli, see oli nii äge. See näitleja, see vanem meesterahvast, see oli väga äge mees. Mulle väga meeldis. Aitäh Harjumuse autorile. Ja Katariina, sina oled juba 2 aastat siin. Kuidas nii läks? Niimoodi läks väga kummalisel kombel, et ma olin just mõtlemas nii, et 2 korda olen juba tasuta käinud siin festivalil, 1 kord vabatahtlikuna, teisel korral panin mingisuguse filmi võistlema ja siis mõtlesin, et 3. korral peab vist maksma. Ja siis osalesin ühel workshopil, kus me pidimegi lihtsalt tegema mingeid väikseid filmikesi ja mõtlesin, et see asi, mis mul välja tuli, et võiks ju natuke inimesi ehmatada. Kas kavatsed veel järgmine aasta ka proovida? No vaatame. Kavatseb. Kui Maarja sunnib, siis peab. Siis kavatseb, jah. Kuidas teist said uued peakorraldajad Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalile? Selle aastaga lõpetavad väga paljud praeguse meeskonna liikmed ja meid praeguse meeskonnast teeb alles vaid mõned ja selle viimased peakorraldajad Elerin ja Moona arvasid, et meie sobiksime just järgmisteks peakorraldajateks kõige paremini. Ja see on selline pakkumine, millele ei saa ära öelda, nii et siin me oleme. Kuidas te näete ette järgmist aastat korraldajatena? No järgmine aasta tuleb kindlasti väga väljakutseid pakkum, sellepärast, et palju on uusi meeskonna liikmeid, kes võib-olla ei olegi üldse teadlikud, kuidas nii suurt asja korraldada, aga kindlasti selle loomingulise osa pealt on vaja väga palju veel mõelda, et hetkel see kõik on veel selline, me elame hetkel veel selles filmikas, mis praegu on, aga kindlasti me anname endast parima, et see tase ei langeks ja et meil ikka saabuks filme ka. Mida te kardate kõige rohkem seoses filmifestivali korraldamisega? Mida me kardame? Ma arvan, et me ei karda midagi. See, mis tuleb, see tuleb ja me saame kõigega hakkama, sest et meil on juba uus tiim koos ja nad on suurepärased inimesed ja need meeskonnaliikmed, kes meil hetkel on, nad ei kao mitte kuhugi meie selja tagant ja seetõttu ma arvan, et meil on palju abikäsi ja pole põhjust midagi karta. Miks te otsustasite tulla Rakvere Gümnaasiumi filmifestivali vabatahtlikeks? Mina olin juba eelmisel aastal vabatahtlik ja olen siis nii-öelda juba kursis enam-vähem selle ürituse telgitagustega ja tean, et see on lihtsalt niivõrd lahe üritus ja seda on nii huvitav ja tore korraldada, et kindlasti tahan olla vabatahtlik ja võimalikult palju aidata. No mulle tundus lahe võimalus, et lüüa kaasa mõnes nii suures ürituses ning aidata selle teoks saamisel, et nagu see tundus mulle väga huvitav ja siis ma mõtlesin, et paneks kirja ennast. Mida on vabatahtlikuks olemine teil õpetanud? Kiiresti mõtlema, kiiresti tegutsema, et kui sul on mingisugune ülesanne antud, aga tuleb mingi muudatus või mingi olukord, nagu mida pole varem läbi mõelnud, siis tuleb kiiresti mõelda ja tegutseda, et kõik ikka ruttu korda saaks ja laabuks hästi. Eks kindlasti seda, kui palju võtab, et mõnda sellist suurt üritust korraldada ja kui palju inimesi tegelikult siia taga on. Ja... Milline on olnud kõige suurem väljakutse sellel ajal, kui te olete olnud vabatahtlik?
Ma arvan, et seesama võimalikult kiiresti mõtlemine ja tegutsemine, et kõik hästi läheks ja laabuks alati. See kindlasti, et kõik saaks õigeks ajaks valmis, et ei jääks tegemata midagi. Me otsisime positiivsust, me otsisime ideed ja võib-olla kui te tulevikus saate kirju, mis on parandatud või ka arveid, mis on üle vaadatud, siis teate, et tegu on meiega. Meie valik langes filmile Harjumus, Privõtška. Tudengikategooria Karvi kullakarva šokolaad ehk kõrgeauline võitja on German Kodu filmiga Oma kohus. Aplaus! Millised on teie emotsioonid peale võitu? Väga head, väga tore ja tegelikult kõige rõõmsam olen selle üle, et see üritus ise oli nii tore ja väga palju tõesti huvitavaid filme nägi. Rääkige veidi lühidalt enda filmist. See on siis adaptsioon Peet Vallaku novellist Laip metsas. Me oleme küll seda natukene muutnud, natukene ümber kirjutanud, teinud rohkem enda omaks, aga siiski see põhineb sellel novellil. Ja tegemist on siis žanrifilmiga, see on niisugune Eesti western võib öelda. Ja see siis seisneb meie peategelase kordniku, tolle aja korrapidaja sisemises konfliktis, et mida teha võõraga, kes tema taluõuele on saabunud. Kuidas erineb teie film teistest filmidest, mis täna siin olid? Ma arvangi, et võib-olla kõige suurem erinevus võib-olla üldse nagu Eestis ka, ma ei teagi, kas on tehtud niisuguseid westerni moodi filme, et võib-olla selles suunas liikumine meie puhul, et seal on ikkagi päris tugevad niisugused elemendid, et see võib-olla eristab kõige rohkem teistest. Ja kas te plaanite järgmine aasta ka osaleda? Ma arvan kindlasti, kui meil on millega osaleda, muidugi me seal Balti Film- ja Meediakoolis teeme alati kogu aeg filme, nii et ikka, alati. Aitäh sulle, Miina! Aitäh sulle, Ragar! Aitäh sulle, Margaret! Aitäh sulle, Alex! Aitäh sulle, Michelle! Aitäh sulle, Tiina! Aitäh sulle, Lisette! Aitäh sulle, Ranna! Aitäh sulle, Katarin! Aitäh sulle, Kristjan! Aitäh sulle, Mari! Aitäh sulle, Ette! Aitäh sulle, Joosep! Aitäh sulle, Ulrika! Aitäh sulle, Raina! Aitäh sulle, Nina! Aitäh sulle, Peeteris! Aitäh sulle, Riin! Aitäh sulle, Robert! Mina! Ja tema! Ja tema! Ja tema! Ja tema! Ja tema! Meie lõpetame. Hoidke, armastage ja pühenduge. Valmistage rõõmu endale ja teistele. Te saate hakkama. Me jälgime teid uhkusega. Selleks, et filmifestival saaks pidulikult üle antud, siis on meil teile Miina, Marga ja Katja üks palve. Palun tehke täpselt nii, nagu mina ütlen. Sulgege oma silmad. Mõelge sellele, milline saab olema filmifestival, kui teie olete selle eesotsas. Milliste inimestega te seda korraldate? Milliseid filme te saate? Kus te seda korraldate? Kaua te korraldate? Kes on need, kes seda edasi korraldavad? Mõelge sellele ja nautige seda hetke. Sellepärast, et filmifestival on nüüd teie. Meie usume teisse ja teame, et te saate hakkama. Nii et